kuulama minu järgmist podcasti. Miks kvantloomine ei toimi? Sellest räägitakse hästi palju tehakse igasuguseid kursuseid, aga minu juurde jõuavad inimesed ja ütlevad, et see ei toimi nendel millegipärast. Ja kuna ma tean, et see toimib tegelikult väga hästi, siis hakkame neid asju lahkama, et toome nähtavaks siis need asjad, mille pärast inimestel see ei toimi ja miks mõnel toimib see väga hästi. Aga alustamegi sealt. Miks see siis ei toimi sinu arvates? Jaa, see ei toimi sellepärast, et sa võid nagu kõike visualiseerida ja ütleme viie meelega seal sees olla, kõike seda tunnetada ja neid lõhnu ja kõike, mida õpetatakse siis nii-öelda manifesteerimisel ja kvantloomisel. Aga kui su kehas on teine energia, pinge, sa võid minna sinna loomisesse ja sellel hetkel, kui sa kujutad ette, sa visualiseerid, sa tunnetad seda kõike viie meelega. Selles hetkes sa võid olla mõistusega ja ka tunnetada kõike. Aga su kehas, kui seal on tegelikult hirm ja pinge, siis alateadus kustutab sul selle automaatselt ära. Ja sellepärast tekibki inimestel küsimus, aga ma ju teen kõik õieti. Ma ju visualiseerin, ma tunnetan kõik viie meelega. Aga sellest ei ole kasu. Kui su kehas on hirm ja pinge, alateadlik, mitte otsene, siis see alateadus tühistab sul kõik selle ära. Kui inimene tahab nüüd päriselt muutust, siis mis on see hetk või koht, kus ta tegelikult kinni jääb? Ta jääbki kinni tegelikult sinna, kus keha on tegelikult pinges ja ta tegelikult üritab seda kõike teha peas, aga seda tuleb tegelikult kehas teha ja et see toimiks, tuleb keha eelnevalt vabastada nendest hirmudest ja pingetest. Seal ongi see põhjus, et inimene, kui ta teeb seda, ta tunnetab seda, nii nagu õpetatakse, koge seda viie meelega, siis sulle tundubki, et ma kogesin seda nii ehedalt. Aga su alateadus, kui su keha on pinges, ma kordan seda veel, kui su keha on pinges, siis ühesõnaga alateadus kustutab selle ära. Ja siis mõtled jälle, ma ju tegin kõik, ma tunnetasin. Aga alateadus kustutab, nullib selle kõik ära hetkega. Ütleme, mitte keha üle, vaid kehas on see pinge. Tegelikult annab keha signaali alateadusele, kuna kehas on pinge ja hirm. Kui sa ei ole seda enne varem ära teinud, sellepärast ta ei toimigi. Keha annab ajule signaali ja aju sõnagis alateadus kustutab selle ära. Tühistab su loomingu. Võtta see ongi see, et inimesed ei saa paljud vist aru sellest süsteemist. Kuna meil on 5 tajumeelt, see 5 tajumeelt annavad kehale signaali ja see toimub. Keha reageerib alati kõige esimesena. Ja siis kui kehas on nüüd see pinge või hirm, siis see annab omakorda ajule alles signaali ja sealt sõnaga tekibki see alateadlik tühistamine. Sa võid mõistuses luua, aga kui kehas on muster, mis on tihtipeale lapsepõlvest juba, või mida sa oled sinna läbi elu kogenud ja salvestanud, siis see tühistab ära selle. Keha annab signaali ajule. Jällegi.
see toimib niipidi, sa võid proovida mõistuses seda kõike teha, aga tegelikult sellepärast ma ütlengi, me oleme tulnud siia kehastunud, me oleme võtnud oma keha, et läbi keha kõike tunnetada, kogeda ja see 5 tajumeelt annavad esimese signaali kehale, mis reageerib murdosa sekundist. Ja see jällegi annab ajule signaali. Nii see toimib, et see ongi, miks me ei saa nagu mõistuses seda asja teha ja miks on vaja kehast tunded enne ära lahustada, et keha oleks rahus, et sa saaksid luua puhtalt, et see oleks jääv. Mis on veel selline karm tõde või karm nurk sellele teemale, et inimese enda kohta selle manifestatsiooni või manifesteerimise või kvantloomise juures tunnistada ei taha või näha ei taha? Noh, eks see ongi see, et kuna keha läheb kõigepealt pingesse ja inimesed ei taha tundesse minna, siis hästi palju tehakse seda mõistuses ja räägitakse endale. Aga ma olen nende asjadega tegelenud ja mul on kõik okei. Ma olen vabastanud selle pinge ja ma olen tegelenud emotsiooniga. Mul on kõik okei. Ei ole okei. Kui sa tunnet ei ole kehas ära lahustanud, siis tunne tekitab sulle uuesti pinge. Ja sa võid, ütleme täpselt seda, et sa oled teinud need asju, aga sa tunnet ei ole ära teinud, siis sa teedki kõike seda mõistuses ja see ei toimi. Loomine käib läbi keha. Sellepärast ongi vaja seda tunnetada läbi keha, et sa tunnetaks 5 meelega, et sa oled selles täielikus hetkes. Sul on juba see kõik, mitte sa ei soovi seda, vaid sa koged seda reaalselt läbi, sa elad seda läbi. Sa räägid palju rahust ja kergusest ja mõne mõttes kohalolust, aga miks mõne inimese jaoks võivad need seisundid tekitada hoopis ärevust? Sellepärast, et keha on harjunud olema pinges. Enamus inimesi elavad alateadlikus pinges. Ja kehale tundub rahu võõras. Sellepärast, et pinge on oma, pinge on tuttav. Sa oled igapäevaselt selle pingega olnud. Ja juba võib-olla lapsest saadik on see mingisugune pinge sul sees. Või uskumus, mis tekitab seda pinget. Ja nüüd ongi see koht, et kui sul tekib rahu ja see tühjus sisse, siis see on võõras. Ja ajus sa võid sellest aru saada, aga keha mäletab pinget ja ta läheb sinna vanasse tuttavasse tagasi. Kuidas saab sellest võõrast oma? Tuleb teha tööd endaga. Tuleb vabastada kehast neid tundeid, mida ma viimasel ajal nagu hästi palju ka räägin, miks ma teen postitusi, sellepärast ma näen enda klientide pealt, kus kohas inimesed päriselt on. Ja nagu ka ma olen enda kohta rääkinud, ma tegelesin kogu aeg pingete vabastamisega. Sellepärast, et ka minu keha oli pingega harjunud, see oli tuttav ja noh, ütleme ausalt, mulle nagu noh, ma ei tea, kas ma ei saanud sellest aru aga minu jaoks oli siis 2 aastat tagasi, kui mulle räägiti just, kui tähtis on tunnete vabastamine ja ma hakkasin sellest süsteemist nagu päriselt aru saama, siis kõik hakkas muutuma. Et see on nii kummaline, et ja ütleme, kui ma teen isegi viin inimese rahuseisundisse, siis inimestel on see, nad ütlevad, issand jumal, tühi tunne on.
see on harjumatu, inimesed kardavad tühjust, aga see on see koht, kus sa saad hakata looma. Kus sa tuled sellest hirmust välja, pingest välja, sul on tühi koht ja sealt sa hakkad looma oma päris elu. Ja mitte siis alateadlikult läbi hirmude, vaid täiesti puhtalt ja päriselt, mida sa soovid enda ellu luua. Kuidas aru saada, et inimese keha ei ole tegelikult turvalises seisundis? Vaata, see on jälle üks hästi huvitav koht. Et see ongi üks suur küsimärk, sellepärast, et kindlasti inimesed ju saavad aru, et neil on kehas mingi ärevus. Nad nagu ma praegultki ühesõnaga panen omale siukse asendi, nagu siukse kaitsva asendi või ma võtan, et mul oleks turvaline. Et ja tegelikult me tunnetame seda. Et ja sellepärast me tahamegi olla nagu kuskil ühesõnaga mõnusalt olla. Sellepärast, et sa tahad ennast nagu sa otsid alateadlikult seda turvatunnet ja mugavust, aga samas su keha on harjunud pingega. Ja nüüd seesama koht ongi kõige karmim või ma ütleks, et see on tegelikult siuke, et su keha on harjunud pingega. Ja sa aeg-ajalt otsid seda turvatunnet ja ütleme, ka pinge maandamiseks on hästi palju erinevaid variante, kuidas me tahame seda pinget maandada ja sellest tuleb muidugi eraldi podcast veel, et pingest ja pinge maandamisest ja mis erinevad siis tehnikad selleks on ja mida hästi palju kasutatakse, aga see tuleb teises podcastis. Et millest veel aru saada, sa otsid tegelikult tegevust kogu aeg. Sa ei saa olla rahulikult. Rahu tekitab su sees ärevust. Ja siis sa otsidki ja ütleme näiteks ka söömine. Lähed näksid midagi kogu aeg. Sul on vaja kogu aeg midagi teha. Sellest saadki aru, et sul on vaja midagi teha kogu aeg. Sa ei saa olla rahus. Ja siis sa leiadki mingid väikseid tegevusi või mis iganes see on, sa kogu aeg tahad toimetada. Ja nagu meil on lapsepõlves öeldud ka, et mis sa passid siin? Tee midagi. Või lapse ütleme, kas sul on õpitud? Mis sa teed siin? Kas sul on õpitud? Töö juures öeldakse, et mis sa passid, tee tööd. Kõik siuksed asjad, mis meil nagu sisse topitakse, on ju. Et sellepärast ongi see juba väga kuulus Fredriussi lause, ka mölutada tuleb osata. Ehk siis sealt tuleb ka sinu see seisak, et sa ei pea mitte rohkem tegema, vaid rohkem olema. Absoluutselt. Me peamegi, ütleme, mitte seda inimene on harjunud kogu aeg otsima nagu infot ja peas asju tegema. Aga tegelikult sul on vaja tulla kehasse, tunnetada oma keha, kas su kehas on rahu või on pinged ja tegeleda nende pingete ja vabastada need tunded. See on põhipoint, et miks jälgida oma keha, mitte ajada taga kogu aeg lõputut tarkust. Sellepärast seda tänapäeva tohutus info ülekülluses. Me kogu aeg laeme endale nagu alla uusi asju ja mõtleme, et sealt ühesõnaga me leiame väljapääsu. Tegelikult peab kehasse minema ja keha korda tegema. Hetkes olemine on see, kui sa oled täielikult kohalolus, kus sa kuuled igat heli. Sa ei ole, ütleme, sa võid ju kohal olla füüsiliselt, aga kui sa oled mõtetega kuskil rändad, siis sa ei ole nii-öelda kohal ega hetkes. Aga kui sa oled reaalselt nagu sa kuuled, sa näed, sa kuuled,
mis hetkes toimub, siis sa oled hetkes. Aga jah, sa võid olla füüsiliselt kohal, aga kui sa lähed mõttes rändama, siis sa ei ole. Seal ruumis oled, aga kohal ei ole. Elu läheb mõnusaks ja ilusaks. Ja see on üks imeline koht. Kuidas su loomine hakkab siis toimuma? Ja siis sul ei ole vaja luua enam. See on midagi imelist, mis hakkab su elus toimuma. Või su loomine toimub hetkega. Või ütleme, sa lood midagi, sa lased sellest lahti. Ja see lihtsalt juhtub. Aga mis mina panen tähele, mida rohkem ma lasen asjadest lahti, seda kiiremini ja kergemini nad mu ellu tulevad. Ja vahest mõned päevad on niimoodi ja vaatad, vau. See on maagia. See on mega. Kuidas kliendid tulevad, kuidas kõik, ütleme, sa oled nagu, sa nagu voolad, sa oled nagu, sul asjad juhtuvad niimoodi. See on müstika. Seda peab kogema, seda on väga raske seletada. Või samas ei ole raske, aga seda peab kogema ja see on kogemist väärt. See ongi, ütleme, inimestel on tegelikult hästi suur kontrolli vajadus. Ja sellega tegelikult me piirame ennast. Selle kontrolli vajadusega sa lükkad asju eemale. Sa ei kontrolli mitte midagi tegelikult. Aga sa saad luua ja selle lahti lasta ja see tuleb täpselt nii, nagu ta tuleb. Ja see on müstika. Ja tegelikult selle kontrolliga sa oled puudusteaduses. Sa tahad kogu aeg sa ootad seda, kas see toimib, kas ei toimi, aga alateadus, ütleme, kui sa oled sellises kohas, kontrolli kohas, siis alateadus ju tegelikult seal on taga hirm. Sa muidu ei kontrolliks. Kui sa oled ju rahulik, sa tead, et see toimub. Siis sul ei ole kontrolli vaja. Aga kontroll tekib hirmust, sellest samast pingest, mis su nii-öelda kehas ja alateaduses on. See tekitab kontrolli vajaduse ja see ongi, mis tekitab ka selle puudusteaduse. Aga kui sa sellest ühesõnaga saad kõigest nagu lahti, et kui sa lood puhtalt ja sa lased ta lahti ja sa lasedki päriselt lahti, mitte sa ei jää teda ootama, millal ta nüüd tuleb ja siis alateadlikult käib see, et oota, kas see toimib ikka? Ei, see ei toimi ju, ta ei tule ju. Ühesõnaga, ja niimoodi sa ketrad, nii sa kustutad selle kõik ära. Aga kui su keha on rahus, siis sa lihtsalt lased sellel tulla ja voolata ja nii see toimib. No esimene samm, mida ma ütlen, mida ma olen ka varem öelnud, hästi palju inimesed on ohvri rollis. Ja räägivad samamoodi alateadlikult endale. Ma ei ole väärt, ma ei saa seda. Kui ma kunagi saan rikkamaks, siis ma tulen su juurde ja kõik siuksed asjad, siis inimesed lõpetage, tulge sealt ohvri rollist välja. Hakake lubama endale, luba teadlikult. Juba kui sa nagu üritad seda manifesteerida ja ütleme, praegult ma ju räägingi, miks ei toimi kvantloomine ja manifesteerimine. Siis te järelikult, kui see teid kõnetas praegult, siis te sellepärast ju kuulategi, et miks ta ei toimi. Siis ongi esimene asi see, võtke vastutus, tulge ohvri rollist välja ja et te võtate vastutuse. Ma teen ennast korda, ma teen oma keha korda, ma vabastan oma kehast need alateadlikud mustrid, mis on läbi elu korjatud, eriti lapsepõlvestel ja siis kirjuta mulle. Sa võid Messengeri mulle kirjutada, sa võid meili peale kirjutada ja ka otse helistada.
mul on kõik avalik, mul on numbrid avalik, mul saab Messengeri, meili peale kõik info on olemas, et meili, ütleme, kodulehe aadress on sarapuurmas.ee. Et paneme selle sinna kirja ka, kõik selle info. Aga jaa, et kõige parem on, ütleme, kõige otsem on, helista mulle, sellepärast siis ma saan suga juba rääkida. Me saame vaadata graafikut, kas millal vaba aega on. See on nagu kõige kiirem, et aga kõik need variandid on olemas. Aga põhiline, võta vastutus, sellepärast, et mina hoian, mu täna tuli siuke hästi, ütleme, ma arvan, et see on nagu hea näide. Minu tööst siis praegult, mida ma teen? Ma hoian inimesele ruumi. Ja mul täna tekkis, ütleme siis, ma arvan, et see on väga hea võrdlus. Kui sa õpid käima, sa tõused püsti. Kui sa teed oma esimese sammu, sa kukud. Ja sind hoitakse või sa hoiad ise tuge. Järgmine asi, sa õpid rattaga sõitma. Sulle pannakse kas abirattad või keegi hoiab sul tasakaalu. Ja kui sa õpid, siis sa hakkad ise tasakaalu hoidma. Ja minu töö on täna täpselt sama. Ma hoian sulle ruumi enda kehasagedusega, kus sinu keha tunneb ära minu kehas selle rahu. Ja sinu keha saab aru, aga mul on ka see rahu olnud. Aga lihtsalt ma olen enda kehasse korjanud neid hirme, uskumusi, asju ja see on mu keha mustris nii-öelda sees ja mis annab siis ajule signaali. 5 tunnetusmeelt käivitavad keha annab ajule, aju tekitab emotsiooni, pinge ja nii sa oled seal. Aga nüüd ongi, et jah, et mina hoian sulle seda ruumi ja ma viin siis sind hetkeks, see on ainult hetkeks, mõned sekundid, 2-3 sekundit, kus ma viin sind sinna emotsiooni või triggerisse. Ja miks inimene ei saa seda ise teha? Sellepärast, et inimene ei saa olla rahuseisundis, lõdvestunud ja pinges. Kuidas kõlab? Olla üheaegselt rahus, lõdvestunud ja siis minna pingesse. Kas sa oled ühes või sa oled teises? Ja tihtipeale ongi see, sa ei saa ise tulla sealt pingeseisundist. Tavaliselt sa hakkad ketrama seda peas ja üritad seda peas ära teha. Aga see ongi see koht, kus ma lasen sul 2-3 sekundit meenutada ja ma toon sind kehasse tagasi. Küsin su käest, mis su keha tunneb praegult? Mis su kehas toimub? Ja ma hoian sind kehas ja sa hakkad keha tunnetama ja nii me saamegi ühesõnaga ja ma aeg-ajalt küsin su käest just, mis sa tunned kehas, et sa ei läheks rändama, sellepärast me kipume neid asju. Küll me tahame ise seda kehast vabastada, küll me tahame mõistuses seda teha. Aga minu töö ongi see, et ma olen täielikus rahus, sinu keha tunneb seda rahu ja ma hoian sind selles, et sa oled kehas, et sa ei läheks rändama. Ja nii sa saad kehas seda vabastada. Ja siis kontrollime. Kui sa tunned, et see on vabanenud, siis kontrollime. Lähme uuesti, ma juhatan uuesti, lasen sul minna sinna pingesse, mälestusse. Kui keha ei reageeri enam, sa ei tunne enam mitte midagi, vahest on isegi, et sa ei mäleta enam, mis see oli, siis see on tehtud. Kui keha reageerib veel, teeme veel uuesti vabastamist ja proovime uuesti, kas siis reageerib või ei reageeri. Kui ei reageeri, siis on see tehtud. Nii see toimib. Et selline sai see tänane podcast ja ma usun, et see annab sul kindlasti, ma saan päris palju tagasisidet ja inimesed ütlevad, et vau, et tõesti sa oled avanud praegult minu jaoks midagi, et ma hakkan selgelt aru saama, kuidas see süsteem päriselt toimib. Et kuula seda videod, jälgi, mis su keha teeb ja ma hakkan tegema ka tasulisi laive, kus sa saad hakata ühesõnaga siis seal laivis, kui sul ütleme ei ole võimalus tulla üks-ühele seansile, siis ma hakkan seda laivi tegema
kui sul tunne on praegult, et sa tahaks seal laivis osaleda, siis kirjuta mulle meili peale, et ma tahan osaleda seal, sellepärast et ma mingi aeg, ma ei oska seda täpselt aega öelda praegult, millal ma seda laivi hakkan tegema, aga see laiv tuleb, siis ütleme, mingis mõttes ongi, see hakkab toimima reaalselt siis, et su kvantloomine ja manifesteerimine, kuidas keegi oma asju tahab öelda, et see hakkaks sul päriselt toimima. Et sa saaksid kehast vabastada need ühesõnaga mustrid, et sul päriselt hakkaks ka see kvantloomine ja manifesteerimine toimima. Aga seniks ma soovin sulle kõike head ja kohtume kas üks üle seansil laivis või siis vaatad järgmist podcasti. Aga kõik head seniks.